Mina olen Eda Aavik, tegutsen Lihula Lilltikandi seltsis ja meie selts väärtustab paikkonna rahvuslikku käsitööd. 19. sajandi lõpul sai moeasjaks tikkida saani ja sõidutekke. Tikiti madalpistes, kasutati väga erksavärvilisi lõngu. Taimed, mida sinna peale tikiti, olid kõik fantaasiaküllased. Väga väheseid on leida ka taluaedadest nagu murtud süda, humalakäbid, maasikad, mõned pojengid. Aga enamasti on ikkagi sellised tundmatud lilled, mis siis kas seoti nurgamotiivideks, tikiti kokku, kas tikiti lipp sinna juurde. Lihula tikanditet on öeldud, et ta on nii lihtne tikand. Aga tegelikult, kui sa hakkad tikkima, siis ta ei ole nii lihtne. Ta ei ole primitiivne. Tegelikult saavutada sellist lohakat elegantsi selles tikkimises on päris raske. Et need pisted jääksid hõredad ja sinna õhku jääks vahele. Et nad ei oleks omavahel koos. Et see on ikkagi, me nimetame ise seda naivistlikuks lilltikandiks. Tekkide motiivistik on rikkalik ja värvikirev. Kuid võrreldes siis muu tikandiga eristub see, et meil on hästi hõredad pisted. Lihula naised on seda punast värvi armastanud, et need seelikud on punased ja sukad ja sokid on punased ja listikud on punased ja et üks naine olevat öelnud, et surres pange mulle ka punane seelik selga, siis Peetrus näeb, et Lihula naine tuleb. Punase peale on raske teisi värvitoone sobitada, sest punane taust sööb selle värvitooni ära, aga nad on suutnud oma tekkides panna pöörased värvid kokku ja see tundub nii ilus, kui me praegu neid vaatame. Värvid on hästi erksad värvid, on kärtsuke kompvekiroosa, ereroheline, erekollane, kõik sellised hästi säravad toonid on. Tekkide servad on ka väga uhked. Tekkide serv on heegeldatud kas tuniisist, tuniisipits või siis on heegeldatud motiividest pits. Täna on majas töötoad. Töötubades osalevad väga paljud erinevad. On need, kellel on suvituskohad Pärnumaal, siis tulevad oma suvekodudes siia töötubadesse. Meil on Tartust tuldud, meil on tuldud Ida-Virumaalt, meil on tuldud üle Eesti, Tallinnast on tuldud. Et väga paljud, kes teavad seda festivali toimumise aega, siis tulevad siia meie töötuppa õppima. Meil on tekkinud omad sõbrad, kes käivad meil tikkimas, meil on Jaapanist käidud tikkimas ja meil on ka Lihula koolis ja Varbla koolis on siis õpetajad, kes õpetavad kohaliku paikkonna käsitööd ja igal aastal laste loovtööde raames valmivad tikandiga tööd. Kas siis seelikud või padjad või mingid muud põnevad lahendused, kus tikandid on peal. Meie viga on praegu võib-olla see, et me ei koo ise seda kangast. See on nüüd see suur unistus, kududa ise kangas ja siis tikkida selle peale. Et see oleks nagu meil järgmine arendus, mida teha. Igal aastal festivalil toome siis oma tekid Lihula mõisa ja Lihula mõisa pere ehk Lihula muuseum võtab meid alati avasüli vastu, aga nendel on endal siin püsinäitus, et kui te külastate Lihula muuseumi, siis siin on näitus, siin on fotod, mida saab vaadata, see on esitlus, et tulge uudistama Lihula muuseumi, siis näete neid tekke ka siin koha peal.